Sit ready. Attention. Jah, esimesed 100 meetrit läbitud. Me näeme siin Liina Raidmat liikumas hetkel kõige nobedamana ja tegemist on siis masinal jah, number 3 tõmbajaga, aga seal ka Olga Svirska, külalisvõistlane Lätist on kohe kannul Raidmaal. Kui Raidmaa on naiste vabaklassi esindaja, siis Olga Svirska hoopis kergekaalane ja on tulnud külalisvõistlane Lätist, aga seal ka me näeme, et tartlanna Karmen Alnek on vägagi konkurentsis seal just kergekaalaste arvestuses, kus ta siis Olga Svirskale kaotab kõigest 3 meetriga. Üle 300 meetri on juba sõidetud. Esimesed hakkavad vaikselt eest ära nihkuma, seisud hakkavad juba kujunema. Kui me vaatame, mis toimub vabaklassi sõudjate seas, siis üldarvestuses jah, hetkel 3. positsioonil, aga vabaklassi liidrina on liikumas Liina Raidma, temal järel kohe Maia Looskari, aga no Liina Raidma edu Maia Looskari ees on 13 meetrit ja nüüd, kui 500 meetrit on jäänud veel seda võistlust sõita, siis see on juba selline edu, mida on ka üsna raske võrdsete heitluses hakata seal ohustama ja 12-13 meetrit see väike edu seal on ka püsimas. Nii, aga mis siis toimub kergekaalaste seas? On Olga Svirska endiselt juhtimas Karmen Alneki ees ja Karmen Alnek masinal 11, kui Svirska liigub aparaadil number 9. Väga põnevad on just seisud kergekaalaste seas ja endiselt Olga Svirska kasuks on kerge edu seal Karmen Alneki ees. Nüüd on jäänud natukene üle 200 meetri sõuda ja kas leiab Karmen Alnek nüüd lõunanaabri vastu piisavalt püssirohtu, et seal lõpuveerandil hakata teda ohustama. No nüüd, kas nüüd või mitte enam kunagi tänases sõidus, kui Karmen Alnek tahab Olga Svirskat võita, siis on vaja nüüd teha tõsiseid tegusid ja tundub, et see vahe ikkagi on juba hakanud ka taas suurenema ja just Karmen Alneki kahjuks, sest et juba see vahe ka 5 meetrit. Aga taas jah, seal 4-5 vahepeal ta ikkagi tiksub. Ja tundub mulle, et see Olga Svirska on kindel liider sellest sõidust ja Alnek talle siiski ohtlikuks ei saa. Ja nii see on. Lätlannale võidu ajaks 3.31,3, aga Alnekilt ka väga tubli tulemus 3.32,4. Vabaklassi võitja, palju õnne Liina Raidmaale 3.34,6 ja tema järel juba ka Maia Looskari 3.37,9 ning vabaklassi kolmandana, kas me näeme jah, seal 3.46,3 Eve Sankovskile. Aga kergekaalaste seas on olukord selline, et jah, võitis loomulikult, nagu me kõik juba teame, Olga Svirska, teine oli Karmen Alnek ja Kristel Lusikas, kas tema oli, jah, tema oli 3. Pärnu sõudeklubist, nii et õnnitleme veel kord kõiki parimaid ja nüüd on ka kõik sportlased jõudnud üle päästva finišijoone.